Mul on mureks lõtvunud ja väsinud rinnad. Et ma ei tunne ennast oma kehas piisavalt enesekindlalt ja hästi. Ja kuna meil tänapäeval teadus pakub sellist toredat lahendust nagu implantaadid, siis mõtlesin, et tulen ja uurin, mis te mulle pakute. Kas sul on ka mingisugune kodutöö tehtud nendest implantaatidest? Tead sa neid marke, et siin on meil väga suur valik, nagu sa näed, et... Jaa, ma lugesin ja enam jäi mulle silma B-Light, sellepärast, et nad on niivõrd palju kergemad, nii et ilmselt nad püsivad kauem kaunid. Vaata, siin on meil siis näiteks 325 milliliitrised implantaadid. Nende maht on täpselt sama, volüüm, aga üks on nagu kitsam ja kõrgem, teine on madalam ja laiem. Et selles mõttes need implantaadid on eri kujuga, et on kõrgemad, kitsamad, laiemad, aga madalamad. Kõik sõltub sellest, et milline rind naisel on ja millist rinda ta endal tahab. Sest mõni tahab just sellist, et see rind oleks nagu veidi varjatud, aga samas ta on ikkagi olemas. Aga mõni tahab just nimelt, et ta oleks nagu esile tõstetud, et siis vastavalt sellele siis leiame talle selle õige kuju. Ja noh, siin näed, eks ole, on olemas anatoomiline implantaat. Vaata, katsu seda kutsutakse ka tilgakujuliseks, et ta on nagu väga loomulik. Et kui sa külje pealt vaatad, siis nagu loomulik rind, mis tuleb alla. No nii. Et selleks, et siis aru saada, millise implantaadi me sulle valime, siis tuleb siin natukene mõõta ja vaadata. Jah, teeme nii. No nii, nüüd on mõõtmised tehtud ja sul on nüüd põhimõtteliselt 2 varianti, et kas paneme sulle väiksema implantaadi ja teeme sinna väikse tõstmise otsa või siis paneme suurema implantaadi, mis nii-öelda täidab kogu selle rinna ära ja siis tõstmist teha pole vaja. Et milline oleks sinu eelistus? Ma mõtlen, et ma sooviksin pigem ilma tõstmiseta, kuna sooviksin kiiremini taastuda. Et ilmselt siis paranemine läheb kiiremini. Et kui me teeme tõstmise, siis kindlasti paranemisaeg pikeneb. Ta ei ole küll väga pikk, aga ikkagi. Ja kui jälle teeme ilma tõstmiseta, paneme ainult implantaadi, siis kahtlemata see on palju kiirem. Et ma vaatasin siin neid numbreid ja sinu mõõtmetega, mis ma siin mõõtsin, võiks panna sulle 410 milliliitrise implantaadi. See lükkaks ilusti selle rinna püsti, täidaks ära ja mitte midagi muud ei peakski tegema. Et kui sul oleks olnud nüüd soov panna kas 325 või 365, siis oleks pidanud olema väike tõstmine, aga teeme see 410. Ja näed, see 410 ongi meil siin olemas ka. Ma vaatan igaks juhuks, selline tuleb siis sulle. Et kuidas tundub? Väga hea. Ma arvan, see on mõnusalt viisav. Jah. Et võib-olla nii palju veel räägin sellest operatsioonist, et see tehakse üldnarkoosis. Operatsioon kestab siin keskelt läbi 33-40 minutit. Ühe öö oled haiglas, hommikul tuled, opereerime. Meil on olemas seal intensiivravipalat, oled seal, õhtul lähed oma palatisse, antakse sulle süüa ja järgmine hommik lähed koju. Et
tööle tavaliselt sõltub muidugi, milline töö on, et kui on selline istuv kontoritöö, siis tööle võiks naasta juba mingi 5-7 päevaga. Mõned isegi lähevad varem, aga see umbes nädal aega on keskmine. Nüüd, kui teed trenni, siis trennis peaks olema eemal umbes 4 nädalat. Sa saad meilt kaasa sellise rinnahoidja, mida kannad siis nii öösel kui päeval. Ainult siis, kui lähed duši alla, võtad ära, siis paned jälle tagasi. Et see hoiab need rinnad oma koha peal paigal ja võtab natukene pinget maha lõikus piirkonnast ja fikseerib, need rinnad nagu operatsiooni järgselt omale õigele kohale. Aga kaua seda rinnahoidjat kandma siis? 4 nädalat. Tavaliselt on 4 nädalat. Teinekord me paneme ka 4-6, aga üldiselt rusikareegel on 4 ja sinu puhul oleks see 4. Et ega vist midagi muud ei olegi või on veel mingeid küsimusi või? Väga hea. Kõik on täiesti selge ja võime ilusti edasi liikuda. Nii, konsultatsioon läks väga hästi. Valisime siis koos doktoriga välja uued ja kerged Be-Lite implantaadid. Planeerin nüüd siis operatsioonile minna juba 3 nädala pärast. Et nüüd siis tuleb veel teha ära vereanalüüs ja rinnauuring ja peale seda saabki minna operatsioonile. Tere! Tere! No nii, jõudsid kohale? Jaa. Tervist! No nii, istu siis siia voodi peale ja hakkame joonistama, et implantaat oli siis 410 lihase peale, et sa ei ole oma meelt muutnud. Ei. Ei, jah, selge. Olen täiesti valmis. Oled jah? Okei, siis mul on siin väikene pliiats ja mõõdulint ja hakkame pihta. Patsient nüüd magab ja implantaadid on välja valitud 410 high profile Be-Lite. Temale sobivad. Kuidas see enesetunne on? Enesetunne on väga hea. Kuidas magasid? Magasin samuti päris hästi. Kas valusid oli? Väga kergelt. Võtsin natuke rohtu ja on hästi. Kas oled ise jõudnud juba ka vaadata, et kuidas tulemus on? Jaa, ma korra siin õde vaatas ja kõik tundub väga hästi. Ja, liiga suured ei ole? Liiga suured ei ole. Natukene on veel paistes, aga see natuke siis taandub ja ma arvan, et läks väga hästi. Ja liiga väiksed ka ei ole? Ei. Selge, okei. Vaatame üle siis.
tere! Tere! Rõõm näha. Istu siia. No nii, kuulsin, et käisid juba niite välja võtmas. Jaa, kõik läks hästi. Ja haavad olid ilusad. Ja kõik on kenasti paranenud, nii nagu peab. Kuidas siis tulemus tundub? Suurepärane. On jah, tore. Ja. Kuidas paranemine on muidu sujunud? Väga hästi. Kuskil nädal aega oli natuke raskem. Võtsin puhkuse ja olin rahulikult kodus. Aga peale seda juba täiesti nagu uus inimene ja... Kuidas valudega on? Kas on valutanud ka? Alguses võib-olla kergelt. Valuvaigisteid võtsid? Võtsin 2 päeva, aga edasi juba enam ei läinud vajadust. Rohkem ei läinud vaja. No väga hästi, siis tundub seda, et keha on selle implantaadi omaks võtnud ja kuna valusid põhimõtteliselt ei ole, sest 2 päeva on ikka väga väike aeg ja need on väiksed haavavalud ja see on täiesti normaalne. Et see tähendab seda, et paranemine on olnud väga kiire ja ootuspärane, täpselt nii nagu ma arvasimegi. Et selles mõttes on kõik hästi. Et õe käest ma ka kuulsin, et haavad on ilusad ja puhtad ja kui ta niidid ära võttis, et meil on nagu tagasiside olemas. Et siis vaataks ise ka üle, et kuidas siis tulemus on. Peale operatsiooni on mu elu kindlasti palju muutunud positiivsemaks. Tunnen ennast oma kehas palju enesekindlamana ja riided ja kõik sobivad selga justkui valatult. Ma ei pea enam muretsema, kas ma näen piisavalt hea välja. Tunnen ennast väga naiselikuna ja tulevik on ilusam.